Nüüd, kui me vaatame veelgi sügavamalt siis sisse, et kuidas moodi nüüd need konkreetsed 3 energialiiki siis avalduvad. Võtame näiteks selle vaimse energia või selle võime keskenduda. Ja üldiselt siis millega ongi tegu, põhimõtteliselt võime öelda, et see on keskendumisvõime või selline vaimne väsimus. Et kui hästi sa suudad keskenduda, selgelt mõelda, kas oled vaimselt väsinud, terav, ärgas. Ja nendel hetkedel, kui meil on seda laadi energiat palju, siis me tajumegi seda seeläbi, et fookus on hästi paigas. See asi tuleb ära teha. Ma keskendun täna sellele. Lähed ja teedki ära. Saad eduelamuse, heaolu kasvab, motivatsioon kasvab, produktiivsus kasvab, tahtejõud. Kõik on selle energiaga seotud selles kontekstis. Aga ka korrastatud mõtlemine. Meil on väidetavalt 50 000 mõtet päevas. Kes seda kõike korrastada suudab? Aga vähemalt üldiste mõttetrendide märkamine, kuhu mu mõte jookseb, mida ma endale räägin, kuidas ma kirjeldan seda sündmust, mis hinnanguid ma annan, kuidas ma kommenteerin mingisuguseid sündmuseid. See kõik ju mõjutab seda, kui kaalutletud otsuseid ma üldsegi suudan vastu võtta ja kui palju ma suudan säilitada sellist mentaalset tasakaalu.